Tere tulemast siis Numbrite Keel kanalile ja siin on järjekordne siis loosis osaleja, ütleme siis niimoodi, kes soovis oma edukuse koodi teada saada. Siin oli üldse üks hästi müstiline asi, teate, ma ei saanud seda numbrikombinatsiooni kuidagi püsima ekraani peal. Ja nagu te näete, siis see ei ole üldse mingi tavaline numbrikombinatsioon. Aga ma hakkan siis rääkima. Sulle, kes sa siis oma numbrid üles panid, siis ma kirjutasin ja tule siis kuula. Kuna ta ei andnud mulle mingisugust koodi, mida ma võiksin avalikult öelda, siis ma seda ka ei ütle. Ja küll ta siis aru saab, kes ta on. Mine vaata oma meiliboksi, ma vastasin sulle ja panin selle kombinatsiooni sulle sinna vastuseks ka. Number 1, mis tähendab siis number 1, nagu te juba teate, see on juht, see on leiutaja, see on mingi uue toote või teenuse väljamõtleja ja ta peaks olema oma ettevõtte juht üleüldiselt ja vedama inimesi kaasas. Ehk siis organiseerima mingit tegevust, mingit toodet, teenust ja siis teised inimesed hakkavad tema nagu seda asja täide viima. Sa peaksid olema laval, selles suhtes, kas, ütleme, lava on igasugune lava, on ju. Suurte toast saame ka lava teha, kui tahate. Perepea on ka laval olija. Ehk siis sa pead juhtima inimesi. Ja samas on sul üks selline, issand, näed, enne ma olengi unustanud ütelda ühtede kohta sellist asja, et number 1 ei usalda väga palju inimesi. Et siin on see õppimise koht, et sa pead usaldama, meeskonnatöö on väga oluline ja siis ka see, et üleüldse õppima usaldama inimesi. Ja kuna ma tean, mis päeval sa sündinud oled, siis sa tead ise ka seda, et sul on üsna keeruline inimeste usaldamisega. Nii, teile kõigile ma seda siis ei ütle, mis päeval ta sündid on, küll ta siis ise aru saab. Nii, 8 selles suhtes palju õnne, sul on karmanumber, rahanumber. See tähendab seda, mis jälle tekitab sul sellist asja miinuses on see, et ei usalda teisi inimesi. See on umbes selline teadmine arusaamine, nii palju kui ise teenid, nii palju sa täpselt saad. Ja teised inimesed sinu mõistuses ei ole võib-olla ehk heatahtlikud sinu suhtes. See on siis negatiivne pool, aga hea pool on see, et need kõik numbrid, number 1, 8 ja rida neid 9, kõik annavad sulle võimalust omada oma ettevõtet. Number 8 on see, et ükskõik kus sa ka ei ole, siin saadab edukus. Kui sa oskad seda ainult õigesti tajuda, sulle antakse justkui võimalused kõrgemalt poolt raha teenimiseks. Sa pead lihtsalt nagu oma, kuidas ma ütlen, nagu kolmanda silma lahti hoidma ja kolmanda kõrvaga lahti hoidma. Ja sul on võimalusi väga palju selleks. Siin on ainukene suur kurjajuur see, et sa ei usalda inimesi ja tahad kõik asju ise teha. Nii, mis siin number 9-tega juhtus? See on haruldane. Ja mis siin siis on? Ma olen teile 9-st rääkinud. Sina oled arvatavasti, tegemist on naisega, sa oled naine, kelle juurde väga paljud tahavad tulla oma rasket elu kurtma. Ehk siis sa oled nagu justkui suur kõrv. Hästi empaatiline, hästi vastutulelik, kuid siin need number 9 annavad veel rohkem võimu sellele, et kui sa oled naine, siis peres näiteks, mul millegipärast ma kahtlustan, kas sul on paariline või ei ole. Kõik need numbrid näitavad seda, et sul on väga raske olla paari suhtes, seepärast, et sa ei usalda kedagi. Anna siis mulle teada meiliga kas sul on paariline, sest ma rohkem sest midagi ei tea. Numbrite järgi kisub sinna poole, et sa oled naine, kes tahab kõik asju ise teha. Sa tahad olla väga paari suhtes, seepärast, et number 9 on väga seksuaalne number. Näed, juba ma lähen nii intiimseks. Teised 9 ei ole sellist asja veel enda kohta kuulnud. Number 9, väga hea teiste aitaja. Üks suur kõrv. Siis see, et sa oled nõus kõiki teisi aitama. Selles suhtes, et toetama, ostma neile midagi, kui sul veel ka lapsi on, siis sa toetad neid eelkõige ja siis alles ennast jätad nagu lõpupoole. Siis sa võid olla koguja, kas mingisuguste kalliste esemete, ma ei tea, elevante äkki kogud või siis on, minu jaoks kõige hullem on see, kuskil kirbukalt ostad mingit prahti, sorry, mina ise ei kogu mingeid asju, ma ütlen lihtsalt seda niimoodi, et need kirbuka kogujad ja siis nad uppuvad oma asjade sisse. Et loodan, et sul seda ei ole, sellepärast, et number 1 ja number 8 kuidagi seda ei lubaks, aga 3, 9 äkki võidavad selle ja lubab. Ehk siis
mis siin nüüd on sinul väga oluline, sinu ametinumber, mis on siin keskel, on ju, kõik teie, kes te edukuse koodi ka olete saanud, siis teadke, et see on siis keskel, ütleb teie ameti kohta. Ja kusjuures ma olen enne unustanud, siis see on sinu elude number. Kõikidel on number 4, edukuse kood on siis elude number. Nii, siis ameti poolest sobivad sulle kõik, mis on seotud arstindusega, kas keegi, jah, ükskõik mis arstindus, või siis täielik esoteerik, psühholoogia, terapeut, mis seal veel on, esoteerik, jah, kõik asjad, maagia, ma väga loodan, et sa teed puhast maagiat, kui sa teed maagiat, saad mulle siis meilile muidugi kirjutada, millega sa üldse tegeled, ja arstindus, ehk siis teist inimeste aitamine, siin liigub sinu raha. Ja noh, number 9 elude numbrina, ehk siis see, et teist inimest aitaja, aga iseennast ei tohi ära unustada ja läbi esoteerika. Ja mul on selle kohta siis juba täpsem video ka tehtud missiooni kohta, siis käige kuulake kõik seda, mis see missioon ütleb meile. Vot selline lugu sinuga, aga aitäh usalduse eest järjekordselt ja väga maagiline naine oled, nii et kui soov ja tahtmine on, siis kirjuta mulle ja räägi, mis asjad tundsid endast ära ja kuhu kohta selles suhtes astusin sulle kanna peale. Siin ma näen kõige rohkem nagu mega kontrolliv inimene teiste osas. Ja kõik on sellised kõvad numbrid, mehelikud numbrid. Jah, okei. Mul lihtsalt hullult nagu silmad hakkasid kohe kakkuma energiat välja seal. Okei, no nii, tšau, tšau.